Iga aasta mai esimesel esmaspäeval on New Yorgis Metropolitani kunstimuuseumi pall, kuhu pääseb ainult kutsetega. Suurima moesündmuse ehk Met Gala tänavune peateema oli kostüüm kui kunst ning sellest inspireerituna oli ka riietumisstiili peateemaks mood on kunst. Just sellisel üritusel saavad kõik vabalt kanda seda, mida koos rõivakunstnikega suudetakse välja mõelda. Kui Janelle viitas looduse ja tehnoloogia seotusele, siis nii mõnigi teine pühendus oma kantu kellelegi või millelegi teisele. This is an homage to Tom of Finland, who is a sketch artist from the 70s. It's my world, right? It's my city, Mumbai. It's all my artisans, my entire atelier. And these are all the signatures, actually. Tavaliselt on Met Galal koos meelelahutusmaailma tähed, kuid seekord oli suur muutus külaliste nimekirjas, ehk siis kaasatud oli ka tehnoloogia jõujaama Silicon Valley superstaarid. 29 aastat Met Galat vedanud Anna Wintour tõi juurde superrikkad ehk abielupaari Bezos, kes annetasid $10 miljonit. Kus on staarid, seal on ka pinged ning esimest korda tuli avalikkuse ette näitleja Blake Lively, kelle äsja lõppes kohtuprotsess Justin Baldoniga 2 aasta taguse romantikafilmi üle. Esmakordselt nähti ka sportlast, kes taliolümpial kukkus oma jalad puruks. I've been dealt a pretty bad hand, but it all made me feel amazing tonight and I'm so thankful to be here and to not be on crutches. L'idée, c'était de pouvoir ramener un jeune designer au Met Gala. C'est ma 3e fois et on ne dit jamais 203. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que j'ai envie de raconter ce thème? Et je pense que l'art commence toujours avec les mains d'un créateur, les mains d'un artiste, les mains d'un designer. Et on a les mains de Björk avec moi ce soir. Ei olnud need aga ainsad käed, mis keha katsid, nagu näitas moemõjuisik Nichapat Subhap. Suurimat tähelepanu pälvisid Beyoncé oma luukerega ja tema tütar Blue Ivy Carter, kes oli tegelikuses liiga noor, et üritusel üldse osaleda. Ja loomulikult Rihanna, kes kandis talle valmistatud Maison Margiela kleiti juveelidest ja taas kasutatud metalliribadest. I'm feeling sad and cute. I feel like a girl out of an oyster. What's up? Raha koguti sel aastal Kostüümi Instituudi näituseks, mis uurib riietatud keha kujutamist läbi ajaloo. Arvestades, et Amazon, Meta, OpenAI, Snapchat ja Shopify ostsid omale laua 350 000 ja personaalse pileti $100 000, siis oli oodata, et raha tuleb palju. Eelmisel aastal koguti rekordilised $31 miljonit. Sel aastal oli aga uus rekord ehk $42 miljonit.